Minu nimi on Aleksander Paal ning ma olen Viljandi Kultuuriakadeemia saksofoni õppejõud. Ning täna sooviksin ma teile natukene tutvustada seda pilli, mis mul siin käes on. Tegemist on siis saksofoniga. Ja antud pilli puhul on siis tegemist altsaksofoniga. Mängin teile natukene veel. Nagu just nägite ja kuulsite, võib seda pilli mängida nii vaikselt kui valjusti. See on üks selle pilli omadusi, eks ole. Siis kui saksofoni leiutaja Adolf Sachs selle pilli leiutas, siis ta tahtiski kombineerida klarneti tehnilisi võimalusi ja trompeti akustilisi võimalusi. Ja siis kokku tuli selline hübriid, et ta patenteeris need pillid aastal 1846, kui ma õigesti mäletan. Ja hakati seda pilli kasutama siis alguses militaarkoosseisudes ehk siis sõjaväeorkestrites ja mängiti enamasti marssi ja marssmuusikat. Kuna pill oli suhteliselt noor, siis alguses polnud ka muusikuid, kes seda suurepäraselt mängisid. Ning selle tõttu ka heliloojad ei hakanud kohe muusikat kirjutama saksofonile. Aga siis mõned aastate jooksul tekisid Prantsusmaal ja Saksamaal koolkonnad, kes hakkasid seda pilli lähemalt uurima ja harjutama kõvasti. Ja kui need heliloojad siis kuulsid, kuidas on võimalik seda pilli mängida, siis hakati ka kirjutama sümfoonilist ja klassikalist muusikat. Nüüd tänapäevaks on juba kogunenud hästi suur repertuaar klassikalises valdkonnas ja saksofoni kasutatakse nii sümfooniaorkestrites, kammeransamblites kui ka solistidena mängitakse ka altsaksofoni. Nüüd loomulikult paljud teist tunnevad pigem saksofoni džässmaailmast, kuna see pill on hästi omapärase kõlaga, et temaga saab näidata erinevaid kõlavärve. Praegu siis ma mängisin midagi hästi sentimentaalset. Džässmaailmas on sellised, no mitte ainult džässmaailmast, aga nagu hästi lüüriliselt võib siis mängida saksofoni ja esitada niinimetatud ballaade ehk siis aeglaseid lugusid, kus siis põhirõhk asub meloodial. Üks järgmine stiil, mille poolest on saksofon hästi tuntud, on siis blues. Ja seda hakati saksofonil esitama juba ilmselt 20-ndatel, 30-ndatel eelmises sajandis.
nagu just kuulsite, siis saksofon hästi sarnaneb mõnes mõttes inimhäälega, et sellega võib teha teatud asju, et imiteerida inimest, kes kõneleb. Näiteks ma võin öelda tere. Ma võin öelda head aega. Ma võin lihtsalt naerda. Nii. Nüüd ma räägin natukene saksofoni ehitusest. Tegemist on siis puupuhkpilliga, mille kere koosneb messingist. Messing on siis vase ja tsingisulam. Minu pill küll antud juhul pärineb Jaapanist, on käsitsi tehtud ja on hoopis pronksist, mis annab talle natukene tumedamat kõlavärvi juurde. Aga miks kuulub saksofon puupuhkpillide alla, on sellepärast, et selle saksofoni paneb kõlama pilliroost valmistatud trost. Mis siis vibreerib või võngub ja sealt tekibki see heli, eks ole. Õhk läheb sisse ja paneb selle trosti liikuma. Selle poolest sarnaneb saksofon hästi klarnetiga, et see huuliku ehitus on praktiliselt analoogne. Nüüd trost on selline osa saksofonist, mis vajab regulaarset väljavahetamist, kuna see kulub. Õnneks ei ole need tänapäeval veel liiga kalliks läinud. Trost käib siis eboniidist huuliku külge, mida hoiab huuliku küljes klamber, eks ole. Et siis kere, huulik ja trost on peamised 3 komponenti saksofonis. Pidin praegu lihtsalt kontrollima, kas ma panin selle trosti õigesti peale. Sest mõnikord juhtub, et paned natukene vasakule või paremale ja siis enam ei teki seda ilusat heli. Nii. Nüüd ma mainisin, et Adolf Sachs, see mees, kes leiutas saksofoni, tahtis ära kasutada klarneti mehaanikat ja neid tehnilisi võimalusi. Ehk siis inimkeeli ta tahtis leiutada pilli, mis suudaks mängida ka midagi hästi kiiresti. Nüüd, mis te arvate, mitu auku siin on pilli sees? Tavaliselt arvatakse, et saksofoni toru küljes on liiga palju klappe ja auke. Tegelikult reaalselt ei ole. Mina lugesin täna kokku ja selles antud pillis on siis kõigest 21 auku. Ja? Milleks need augud vajalikud on, et mida rohkem ma klappe kinni panen, seda madalam heli tuleb pillist välja, eks ole, kui ma saaks seda paremini näidata kaamerale. Kui kõik klapid on kinni, siis saab mängida kõige madalamat nooti saksofonil. Kui praktiliselt kõik klapid on lahti, siis saab mängida kõige kõrgemat nooti saksofonil. Nii see töö käibki sõrmedega. Sõrmede ülesanne saksofoni mängimise puhul ongi neid klappe
vastavalt siis võtetele kinni panna ja lahti lasta. Jah, ma mainisin, et on 21 auku, eks ole. Aga reaalselt klappe, mida enamasti vajutame, on kõigest 6. Nii et ei ole nii keeruline, eks ole. Nüüd ma tutvustaks teile ühte teist saksofoni. Tegemist on sopransaksofoniga, mis on siis sirge kujuga. Kusjuures unustasin mainida, et miks saksofon üldse algselt oligi leiutatud sellise kujuga. Kujutage ette, et see altsaksofon, et pange tähele, kui pikk see tor on, eks ole. Kui ta oleks lihtsalt sirge olnud, siis seda oleks lihtsalt ebamugav mängida. Ta oleks liiga pikk olnud ja seda oleks ebamugav kaasas kanda. Et täiesti lihtsalt ergonoomilistel põhjustel siis Adolf Sachs leiutas sellise kuju. Nüüd, miks sopransaksofon ei ole kõver? Sellepärast loomulikult, et tor on lühem ja pill kõlab ka kõrgemalt. Ja seda on lihtne kaasas kanda ja see kaalub vähem, eks ole. Kõlab see niimoodi. Aga ehituse poolest see on praktiliselt identne altsaksofoniga, eks ole. Siin on ka keskmiselt 21 auku. Siin on ka plastmassist, eboniidist või mõnikord metallist suulik ja pilliroost, trost ja klamber, eks ole. Et see printsiip on sama. Miks on sopranid natukene keerulise mängida? On sellepärast, et huulik on väiksem, trost on väiksem. Ja ükski vähimgi liigutus suus võib mõjutada seda tooni drastiliselt. Eks ole. Mis tähendab seda ühelt poolt, et on lihtsam imiteerida inimest kõnelemas. Teiselt poolt ansamblis on mõnikord keeruline intoneerida seda pilli. Aga kogenud mängija saab kindlasti selle ülesandega hakkama. Nüüd ma lihtsalt improviseerin teile ühe loo. Mm-hmm.